Vaata, sa rääkisid, et sa olid üsna autoritaarne, kui sa olid kirjastusäris ja siis sul ühel hetkel tekkis mõte, et võiks kahtluse alla seada ja hakkasid, nagu sa ütled, et muutusid. Et milles see täpsemalt väljendub? Et mis oli enne siis ühtmoodi, mis on nüüd teistmoodi? Kõige lihtsam näide sellest on, et kui ma olin kirjastusäris, siis kõigist oma koosolekutest kirjutasin ma ise protokoll, ütleme, et me ei räägi koosolekutest, kus osalesid mitmed inimesed, vaid me räägime ka mingitest niisugustest neljasilma töövestlustest. Täna siin firmas kirjutatakse üks protokoll. Kõik ülejäänud kohtumised on protokolli vabad. Ja seal on selge filosoofiline põhjendus, et ma võin sinna protokolli kirjutada, mida ma tahan. Inimesed teevad ikka seda, mis nad ise tahavad. Ehk et kõik meie vestlused käivad tegelikult selle ümber, kus mina ei küsi inimese käest, kas see on tehtud, kas teine on tehtud, kas kolmas on tehtud, nii nagu ma tegin seda 5-7 aastat tagasi. Vaid ma küsin inimese käest, kuidas ma saan sulle kasulik olla selle probleemi lahendamisel või teise probleemi lahendamisel. Kas sul on üldse sellised probleeme, mille lahendamisel ma saaksin kasulik olla?